aeg on jälle näpud heliseks teha. Et selline suur lõikelaud telliti ja see on siis põhimõtteliselt inimesele, kes armastab süüa teha ja armastab palju süüa teha ja armastab hästi süüa teha. Sellepärast, et selle suure lõikelaua peal on maru hea nii-öelda asju hakkida, et sa paned nii-öelda, ma ei tea, tomati ühte serva, sibula teise serva ja põhimõtteliselt siis kui oled söögi tegemise lõpetanud, siis sul on ainult see lõikelaud pesta, et sa ei pea töötasapinna pealt hakkama seal midagi kokku kraapima või mitut erinevat nõud omama. Et läks vist natuke palju õli siia. Aga pole hullu. Võtame svammist tüki ja kogume selle õli svammi sisse ja siis saab seda servadel ja otspindadel kasutada. Et laiali ajamiseks jah, ma olen avastanud, et selliste spaatlitega on nagu hästi hea ja kiire teha. Et suure pinna saab põhimõtteliselt minutiga nagu kaetud, et muidu kui svammiga nühkida, siis see võtab ikkagi kõvasti rohkem aega. Ja siis ongi, kõigepealt selle spaatliga, siis svammiga 10 minutit peal ja siis pruuni selle poleerpadjaga üle poleerida ja on meil lõikelaud valmis kasutamiseks. Ja ma siin natukene arvutasin, et materjalikulu ma sain 120 eurosest tahvlist sain 2 sellist suurt lauda teha. Ehk siis 60 euri on materjalikulu. Siis arvutasin, et mul läks õli siia, ütleme, kolmandik 100 + 30 komplektist. Toon on Vienna, mis ma siin kasutan. Ja selle nii-öelda kolmandiku hind siis koos kulumaterjalide ja muude asjadega on kuskil 15 euri. Ehk siis juba 75 euri on puhtalt ainult materjalikulu sellise laua tegemisel. Saaks muidugi jah, odavamalt kui ise nii-öelda lamellidest hakata kokku liimima, aga see tööaeg, mis selleks kulub ja kui palju masinaid on vaja kasutada selle jaoks ja mul on ju masinad on kõik tööstusvoolu pealt ja väga võimsad, et siis see nii-öelda hind tuleks kui materjali võrra soodsam, aga tegelikult kokkuvõttes ta tuleks kallim, kui osta nii-öelda valmis kilp. Ja ongi, et kui juba ütleme puhtalt 75 euri on nagu materjalikulu, sinna siis oma tööaeg, ikkagi mõnda masinat tuli kasutada ja kõik see juurde, et siis ongi küsimus, et mis sellise lõikelaua müügihind siis võiks olla. Et ma ei tea, mis teie arvate, võite kommenteerida, et kuidas võiks sellise toote hind siis olla, mis nii-öelda oleks nii-öelda kliendile vastuvõetav ja samas ka et mina saaks nii-öelda ka oma töö eest lisaks materjalikulule ikkagi õiglase tasu. Ja võib tegelikult teha eksentrikuga ka, juhul kui sul on selline, millel saab siis pöördeid reguleerida. Mina tõmban siit 3 peale alla ja siis teen selle pinna korralikult üle, et see poleerib õli sisse ja aitab natuke juba ka kuivatada. Mis mulle eriti meeldib, ongi see, et ma saan kogu detaili põhimõtteliselt korraga ümberringi ära õlitada ja siis ma panen ta selle servpinnaga vastu seina kuivama. Et ma ei pea mingit eeltoonima, siis aluskiht, siis pealiskiht, et kõik käib ühe tootega ja hästi mõnus ja ta lõhnab ka mega hästi selles suhtes, et nagu vanamaa rabarberikook.
ja kuivatamiseks ma kasutan sinist pürdipaberit. Ma olen proovinud küll mingeid rätikuid ja puuvillaseid T-särke ja erinevaid variante, aga see nii-öelda see sinine paber tundub nagu selles suhtes ikkagi nagu kõige mõnusam ja ta ei aja mingit putsusid ei aja. Mõnus rullist rebida ja pärast saab ilusti märjaks teha ja ära utiliseerida. Et aga nii lihtne või keeruline see siis luubioga sõelitamine on, et õli peale, 10 minutit peal, poleerime üle, kuivatame ära.